November on meeste tervise kuu ja täna on meil esimene kuu, nii et me hakkame meeste tervisest nüüd lakkamatult rääkima ilmselgelt ja nendest väga hoolt kandma. Ja ma saan aru, et ega kaitseväelased on ka mures, et poisid, kes tulevad kaitseväkke, ei ole kõik nii vormis, kui võiks olla ja mõni ei saa kogu teenistuse jooksul sellesse vormi, mis oleks võinud juba alguses olla. Kuidas see meil nii on läinud? Ja mitte ainult enamus, vaid enamus ei vasta tervisenõuetele või füüsilise ettevalmistuse nõuetele. Et kuidas ta läinud niimoodi on? No kes seda nüüd enam kinni püüab, on ju? Aga kus see võimekuse piir siis jookseb? Mida enam siis ei jaksata või ei jõuta või kus see on teistmoodi, kui oli varem? Ega tegelikult kogu aeg on kaitseväe nõuded olnud võib-olla kõrgemad kui tsiviilühiskonna nõuded. Aga praegu me oleme ikka tõsiselt mures oma reservarmee sõjalise valmisoleku pärast just sellest füüsilisest vaatenurgast lähtudes. Sest Eesti kaitsevägi on armee reservis ja kõik need meessoost kodanikud 18–60 eluaastat peavad olema valmis Eesti riigi kaitseks välja astuma. Ja kui nad on nagu nõrgad, siis kahjuks jääb see panus ka nõrgaks. Kas see nõrkus tuleneb sellest, et polegi piisavalt trenni tehtud, ehk et seal on vajakäämised või see on mingisugune muu üldine tervise jama, mis mehi kimbutab? Ma alustaks ikkagi kaugemalt, et kui me vaatame nagu kogu seda elanikkonna tervise seisundit, siis faktid räägivad enda eest, et 60% elanikkonnast on tegelikult ülekaalulised ja nendest veerand veel on rasvunud lausa ja see ei ole ainult Eesti probleem, see on kogu heaolu ühiskonna probleem ja sealt tulevadki kõik need järgnevad ja seda me näeme, seda ühiskonna väljavõtted me näeme ka kaitseväes, kui need noored poisid tulevad. Nad arvavad, et nad on täitsa okeid, teevad paar korda nädalas trenni ka, aga kui sa paned nad siis seda kaitseväe testi tegema, no siis tulemused on masendavad. Ja kui me võtame nüüd viimase oktoobrikutse näite teises jalaväebrigaadis, mul tuli 324 uut sõdurit ja nendest viiendik tegi ära miinimumnõuetele. Ja see on see madalaim latt, millest nagu üle siis roomatakse. Ütleme, 4/5 kukkus läbi. Ja keegi paremini ei teinudki või? No mõned tegid, aga see on nagu see, mis massi osas nagu ei pääse löögile. Ja näiteks veel tuua juurde on, et kolmandik nendest jooksualas said 0 punkti. Mis tähendab seda, et sa pead nagu 3,2 kilomeetrit jooksma vähemalt 20 minutiga, nad ei saa sellega hakkama. Ehk siis 7 minutit kilomeetri peale on liiga kiire tempo, mida ei suudata hoida, et 3 kilomeetrit ära joosta. Et lühidalt öeldes masendav. Ja siia veel nagu edasi minnes, ega see inimene on ju terviklik. Füüsiline pool on nagu üks pool, teine pool on see vaimne pool. Ka see on nagu oluline näitaja, kus me näeme, et kui me võtame Kaitseressursside Amet hindab kutsealuseid, circa 9000 kutsealust aastas, siis 45% nendest saab selle templi, et sa võid minna teenistusse. 55 ei jõua üldse teenistusse tänu tervislikele põhjustele. Ja 40% nendest on vaimse tervise põhjuste pärast. Koledad numbrid, koled statistika. No hakkame siis servas seda kõike nüüd parendama, on ju. Teie mõtlesite ka ühe mooduse välja lõbusal meelelahutuslikul moel, mis võiks ka kuidagi ergutada ja vähemalt tähelepanu pöörata sellele, et on aega hakata mehed ja ka naised liigutama. Nii, te mõtlesite, et hakkame tegema kätekõverdusi, jah? No mingis mõttes kampaaniad töötavad, et vähemalt korra tähelepanu saada, siis see on see, mis ma tunnen, et ma saan teha, et korraks teemale tähelepanu tõsta ja teeme 1 minuti jooksul nii palju kätekõverdusi, kui jaksame. No ka ausalt öeldes, ega eeskuju peab olema nakkav, on ju, ega muidu ei hakka midagi juhtuma, nii et kolonel Tikerpuu, olge lahked, me paneme siia stuudios tule rohkem põlema, siia meie poodiumi ette on võimalik ennast... Ei no, kuidas vaja on, ega mul vastu ei ole midagi öelda.
ja siis siia, ma ei tea, kas ma võtan siis nüüd aja, on ju, minut, jah, te ütlesite, jah? Nii, et kohe läheb õigesse kohta. Nii, 4, 3, 2, 1 ja kütame. Minut läks käima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma ei saa samale intervjuud teha 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, jah? Ja poole minna veel. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 15 sekundit, 50. Läheb raskeks vist? 50. Jah, 51, 52, 53, 54, 55 ja aeg. 56, me oleme ära. No ei ole paha, kolonel Tikerpuu. No üks jäi puudu, et oma 100 punkti saada kehalistes katsetes. Aga ei ole trenni teinud, ütleme niimoodi. Kas, no vot, palun väga, miks te ei tee trenni? Mis te siis istute, annate intervjuusid? Ei tee kätega võrduste trenni, ütleme niimoodi. Kuidas see väljakutse siis on? Kellele te sama ütlete, et minuti jooksul tehke nii palju kätekõverdusi, kui suudate, postitage see oma Instagrami ilmselt, jah? TikToki? Või kuhugi sotsiaalmeediasse? TikToki, Instagrami, sotsiaalmeediasse, kus iganes see tähelepanu saab. Aga väljakutse läheb kindlasti kõikidele Eesti meestele, kõikidele reservväelastele, kindlasti kõikidele teise brigaadi sõduritele. Aga nimeliselt tahaksin paar inimest välja tuua, kuna reservteenistus kestab 60. eluaastani, siis üks vinske härra, kes võiks nagu teistele eeskuju näidata, on Jürgen Ligi. Ta võtab selle vastu, ma arvan küll. Ja siis kuna kaitseväes on ka naisterahvad ja need on alati väga mõjusad motivaatorid meestele, siis üks väljakutse läheb ka naisterahvale. Evelin Võigemast, palun, näita, mis sa suudad. Ja loomulikult meie enda reservväelaste hulgast Karl-Erik Taukar, palun, sinu kord. No suurepärane, need väljakutsed on nüüd välja hõigatud ja näete, siin all on see hashtag mehed vormi, see pange oma väljakutse juurde, andke ka kolmele järgmisele mehele või naisele see ülesanne edasi, aga kelleni see ülesanne ei ole tulnud, siis olge lahked, hakake aga ise servast minema ja levitage niimoodi kätekõverdusi.